Ameerika Ühendriikides toimub praegu kongressi valimiste ettevalmistamise taustal midagi kujuteldamatut. Donald Trump kirjutab sisuliselt ümber valimisseadust ja muudab valimisringkondi nii, et need osariigid, mis traditsiooniliselt hääletasid demokraatide poolt, hakkavad nüüd valima just vabariiklasi. Selline valimiskaardi ümberjoonistamine viib lõpuks vabariiklaste võiduni isegi siis, kui rohkem hääli antakse demokraatidele. Ja kogu paradoks seisneb selles, et Trump ei riku sisuliselt ei seadust ega põhiseadust, sest mõlemas on olemas lünk. Ameerika poliitilises süsteemis eksisteerib teatud fenomen. Parteid võivad saada osariigis enamuse valijate häältest, kui lõpuks kaotada valimised seadusandlikku organisse. See on gerrymanderdamise tulemus. See on protsess, kus manipuleeritakse valimisringkondade piiridega. Ja nii ongi. 2026 aasta maiks see protsess Ameerikas jõudnud haripunkti, kuna osariigid lõpetavad kaartide ümberjoonistamise enne kongressi vahevalimisi. Ja selles saates selgitan ma puust ja punaseks, kuidas vabariiklased kasutavad osariikide kontrolli selleks, et tagada Donald Trumpi pooldajate võit. Ma selgitan, mida see tähendab. See on ringkondade piiride ümberjoonistamine. Miks see mõjutab valimisi ja miks? Mõnes osariigis võib demokraatlik partei saada enamuse häältest, kuid lõpuks esindab seda osariiki esindajate kojas rohkem vabariiklasi. Esmapilgul kõlab see segaselt ja keeruliselt, aga tegelikult on kõik lihtne. Kohe paneme kõik kenasti paika. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal. Pange videole like ja jätke video alla ükskõik milline kommentaar, olen selle eest tänulik. Ja lisaks sellele liitude minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustame siis viimaste päevade võtmesündmuste ülevaatega, millele me toetume. Kõigepealt faktid, siis analüüs, nii et ärge kohe ehmuge. Esimene on Ameerika Ühendriikide ülemkohtu otsus 29. aprillist 2026 aastal kohtuasjas Louisiana versus Calles. Kohus arutas, kas Louisiana ringkondade kaart on diskrimineeriv mustanahalise elanikkonna suhtes. Lõpuks kinnitas kohus 29. aprillil vabariiklaste enamuse poolt koostatud kaardi. See otsus kinnistas doktriini, mille kohaselt poliitiline gerrymandering ehk partei huvide kaitsmine on lubatud isegi siis, kui see kaudselt mõjutab teisi. Selle kohtuotsuse tulemusena jääb Louisianas 6 ringkonnast ainult üks kindlalt demokraatidele. Kuigi demokraadid moodustavad selles osariigis 30% valijaskonnast. Tehniliselt viib see selleni, et polegi enam nii tähtis, kui palju demokraate osariigis on, sest kaart on jaotatud nii, et ikkagi võidavad vabariiklased. Lihtsalt tehniliselt. Kuidas see siis kõik töötab? On 2 meetodit, millega saab manipuleerida valimisringkondade kaartidega ja see kõik puudutab gerrymanderingut. Ühelt poolt on see häälte hajutamine, teiselt poolt nende koondamine. Ja nüüd ma hakkan selgitama, mida see kõik tähendab. Et te sellest keerulisest süsteemist aru saaksite, toon lihtsad näited, siis saab enam-vähem selgeks. Kujutage ette, et te osalete jooksuvõistlusel, maratonil. Te jooksete kõigist kiiremini, teie poolehoidjad on kõige valjemad, karjuvad tribüünil. Teil on kõige rohkem toetust, te jooksate selgelt teistest ette, aga lõpus ütleb kohtunik, võitis keegi teine. Te küsite, miks? Aga sellepärast, et enne starti nihutas see kohtunik lihtsalt finišilinti teie vastase kasuks. See tähendab, et ta tegi tema võidu tõenäolisemaks. Mängureeglid muutusid äkitselt, aga teie ei teadnud sellest veel midagi. See tähendab, et te arvasite, et jooks on tavaline, tugi on olemas, ma olen parim, aga võit tuli. See olete teie. Jällegi kõlab see absurdina, aga ma selgitan, miks see nii on. Nüüd selgitan, kuidas see töötab Ameerika Ühendriikides nende ringkondade näitel. Oletame, et teil on osariik, kus 60% hääletab punaste ehk vabariiklaste poolt ja 40% siniste ehk demokraatide poolt. Te saate aru, et kogu osariigis on suhe 60-40. Ja meil on vaja kõik need valijad jagada 5 ringkonnaks. Esimene variant, kuidas seda teha saab, igas ringkonnas säilitatakse proportsioonid, ehk siis need 60-40 on igas ringkonnas ühesugused. Lõpuks saame 3 punast kohta, ehk siis 3 kohta esindajate kojas vabariiklastele ja 2 sinist kohta ehk demokraatidele.
kõik on põhimõtteliselt õiglane. Ja siin tuleb juba hakata agiteerima, valijaid ümber veenma, et see dünaamika muutuks. Näiteks, et vabariiklastel oleks 2 ja demokraatidel 3 kohta. Aga on ka teine variant, see on seesama gerrymandering, läbipakkimise ehk backing. Kuidas seda teha? Ja just siin algab maagia. Seda teeb praegu Donald Trump. Nii et me võtame kõik sinised valijad ja surume nad ühte ringkonda. Seal nad võidavad 99%-ga. Saad ringkonna, kus pole mitte 40% siniseid, vaid praktiliselt 100%. Väga hea uudiseks, aga tegelikult mitte. Sest ülejäänud 4 ringkonnas saab punaseid natuke rohkem. Ja nad võtavad kõik 4 kohta tulemusega 55%. See tähendab, et natuke rohkem kui pool, kuid siiski nad võidavad. Ameerikas on selline tava, et igast osariigist valitakse teatud arv nende esindajaid USA kongressi esindajate koja koosseisu. Ja reeglina on see arv võrdne valijate arvuga. Iga ringkond otsustab, keda ta esitab oma esindajaks USA kongressi. Lõpuks seal, kus oli 3 ringkonda punaste poolt ja 2 ringkonda siniste poolt. Nüüd on sinistel 40% toetus. Põhimõtteliselt jääb see osariigi tasandil samaks, kuid neil on nüüd ainult 1 koht parlamendis 5 võimalikust. Voilà, tulemus on 4-1 vastu võit punastele, kuigi varem oli seis 3-2 vastu. On olemas ka teine skeem. See on vastupidi piiride hajutamine ehk cracking. Võtame sama osariigi, samad 5 ringkonda, sama häälte jaotuse, 60-40. Ja nüüd võtame piirkonna, kus elavad sinised ehk demokraatide pooldajad ja jagame selle ringkonna 4 osaks. Iga osa liidame suure maapiirkonnaga, kus elavad punased ehk vabariiklaste pooldajad. Lõpuks on sinised kõikjal ümber piiratud. Selgub, et vähemuses olles on meil 5 ringkonna asemel 4. Ja neil on nüüd 0 kohta, ehk siis demokraadid selles osariigis, jah, nad on seal olemas, nad hääletavad, aga nad ei võida. 0 kohta. Varem oli osariigis 5 kohta, nüüd 4, aga need kõik on kindlalt punased. Ja kogu asi ongi selles, et see ei ole mingi teooria. Need on päris uudised Texase ja Florida kohta. Nüüd selitan, mis tegelikult toimub. Pärast rahvaloendust sai Texas kongressis lisakohti. Selle osariigi seadusandliku kogu kontrollivad vabariiklased joonistasid valimisringkondade kaardi ümber nii, et punaste ringkondade arv kasvas 22-lt 25-le. Ja see tähendab muide 3 lisakohta kongressis. Tallase ja Houstoni äärelinnades tõmmati ringkondade piirid sellisteks siksakkideks, et eraldada liberaalsed linnaosad kiiresti kasvavatest eetilistest kogukondadest. Veel üks näide. 2026 aasta aprillis jõustus Florida kuberneri Ron DeSantise uuendatud kaart. Vastupidi, likvideeriti hoopis 5. valimisringkond, mis ajalooliselt võimaldas vähemustel valida oma kandidaati. Ja ekspertanalüüs näitab, et see muudatus annab vabariiklikule parteile 4 lisakohta USA esindajate kojas, ilma et valijate eelistused oleksid muutunud. Ehk siis veel kord. Ameeriklaste mõtetes ei muutu suurt midagi, muutuvad kaardid. Manipulatiivselt ja tehniliselt juhtub nii, et hopsti 4 kohta kongressis lisandub. Ehk siis kedagi pole vaja veenda teisiti hääletama, pole vaja mingit agitatsiooni ega midagi sellist korraldada. Ei. Lihtsalt niisama. Vabariiklased saavad automaatselt 4 kohta kongressis juurde, isegi siis, kui valijate dünaamika jääb samaks. Kuidas see siis tegelikult aitab vabariiklasi valimistel? Siin mängib rolli just geograafiline tegur. Demokraatide pooldajad elavad tihedalt linnades. See lihtsustab nende pakendamist ringkondadesse. Aga Trumpi pooldajad elavad hajutatult, mis teeb maapiirkondade ringkondade hõivamise lihtsamaks. Lisaks sellele kontrollivad 28 osariigis 50 mõlemat seadusandliku kogu vabariiklased ja just need inimesed viivad läbi rahvaloendust. Just need inimesed joonistavad valimisringkondade kaarte. Lisaks sellele nimetas Donald Trump oma ametiajal 234 föderaalkohtunikku. See kohtute võrgustik lükkab täna tagasi demokraatide hagid, klassifitseerides selle ringkondade ümberjoonistamise seaduslikuks poliitiliseks võitluseks. Ja nüüd peamine paradoks. Praeguste arvutuste kohaselt võivad vabariiklased võtta esindajate koda kontrolli alla, kuigi nende toetus kogu riigis on 4% madalam kui demokraatidel.
Veel kord, nad võivad tegelikult saada valimistel kokku vähem hääli, kuid siiski saavad nad rohkem kohti esindajate kojas. See tekitab olukorra, kus seadusandliku päevakorda hakkavad täielikult kontrollima Donaldi Trumpi pooldajad. Föderaalprogrammide rahastamine vaadatakse ümber nende punaste osariikide kasuks. Ja mis on probleem? Selle süsteemi seaduslikul teel muutmine on praktiliselt võimatu kuni järgmise rahvaloenduseni 2030. aastal. See tähendab, et nad saavad ka järgmised presidendivalimised siin edukalt üle elada. Ja kogu probleem demokraatide jaoks seisneb selles, et gerrymandering ei ole seaduse rikkumine. See on lihtsalt süsteemi kasutamine või nagu öeldakse, süsteemi kuritarvitamine. See on tegelikult seaduste kasutamine enda kasuks. Matemaatilised mudelid ja kontroll kohalike parlamentide üle võimaldavad vabariiklikul parteil tasandada demograafilisi muutusi riigis, sest linna rahvastik tõepoolest kasvab ja see rahvastik hääletab tavaliselt demokraatide poolt. Ja muutub vähemuste osakaal, kes muide samuti tavaliselt hääletavad demokraatide poolt. Seega oli novembrikuiste valimiste tulemus suuresti juba aprillis määratud. Sel hetkel, kui need uued ringkondade kaardid allkirjastati. Seetõttu loodan, et saite natuke selgust ja edaspidi tuleb sellel teemal kindlasti uudiseid juurde. Kui te neid näete, siis te juba mõistate, millest üldse jutt käib. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, pange sellele saatele like. Ja sõbrad, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja makseandmeid või teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!